kogutöös Eesti Vabadussõjast. Ja kui just tulles nagu Saaga juurde tagasi, siis Saagas suurepärane fond nimega 2124 ehk siis Vabadussõja ajalookomitee fond, nimistu 3. Seal on umbes täpselt 96 säilikut, mis otseselt puudutavad soomusronge ja soomusrongide diviisi all tegutsevad üksused. Nii et laias laastus 10% tegelikult kogu Vabadussõja ajalookomitee poolt kogutud materjalidest tegelikult puudutavad soomusronge. Nii et ja päris palju just on ka seal just sellist infot, mida ei avaldatud erinevatel põhjustel, näiteks 20. 30. aastatel, näiteks soomusrong number 1 ülem Neps täiesti keeldus asju kirja panemast. Ütles, et aeg on natuke liiga vara selle jaoks. Aga alustame jutuga. Soomusrongide diviis või division, kõigepealt juhtkonnast. Et juhtkonna siis esimese hooga moodustavad tegelikult 2 meest, ehk siis Karl Parts, kes on siis soomusrongide diviisi ülemaks kuni siis Vabadussõja lõpuni ja kuni brigaadini, ehk siis kuni 1920. aasta kevadeni. Tema kõrval on siis kapten Anton Hirve juurde me tulemegi ju tegelikult tagasi veel siin minu jutus. Ehk siis nende 2 mehe juhtimisel tegelikult siis soomusrongidest hakkab kujunema välja üks keerulisema allüksuse struktuuriga väeosasid terve Vabadussõja jooksul. Ja muidugi natukene ka siis Pitkast. Et Johan Pitka on niisugune Vabadussõjas selline markantne kuju ja tegelikult müts maha Pitka eest, tegelikult suutis nii palju asju organiseerida. Aga Pitka õnnetuseks oli see, et tema õlule pandi tegelikult liiga palju ülesanded ja samamoodi ka soomusrongide ja soomusautode ehitamine ja tegemine. Et küll Pitka oli see, kes asjaga alustas, aga tegelikult jõudnud seda korralikult lõpule viia, sest tulemus on selline, kui soomusrongid lähevad lahingusse, siis praktiliselt ainukene tagala toetus, mis neil on vaenlane. Kõik, mis puudutas igasuguseid laskemoona, varustust ja muud asja, see tuli tegelikult vaenlaselt võtta. Ja Pitka nii mõnelgi korral ütles lihtsalt, et mul ei ole, või ta lihtsalt hoidis seda mereväe jaoks ja minge võtke vaenlaselt ära enne. Pitka ametlikult vabastati soomusrongide toetamises 23. märtsil 1919. Selleks hetkeks on tegelikult diviis kui selline loodud. Üldse, mis puudutab seda Vabadussõda, siis nagu Vabadussõjale kombeks on alluvusvahekorrad vägagi keerulised. Need ei ole kordagi paberi peale otseselt pannud praktiliselt enne sõja lõppu. Soomusrongid kui sellised, siis administratiivselt allusid nad siis soomusrongide üldjuhile, hiljem siis diviisioni või siis diviisi ülemale. Ja rindel siis operatiivselt alluti siis sellele rindelõigu ülemale, kelle alluvuses nad tegutsesid. Et täiesti normaalne oli see, et soomusrongide diviisi staap asub Valgas, aga nende allüksused tegutsevad Viru rindel, on esimese diviisi alluvuses ja osaliselt ka esimese diviisi toidul ja palgal. Ja eriti just detsember, jaanuar, ütleme tegelikult kuni Valga vallutamiseni soomusrongid tegutsevad üpriski iseseisvalt. Ja tihti peale ilma ülema korralduseta, et kõige eredam näide on soomusrongide minek Rakkest Tartu peale, mis tehakse täielikult ilma ülemjuhatusega läbi rääkimata. Sest et kõige lihtsam näide on see, et kui soomusrongid jõuavad Tartu, on teise soomusrongile alles 10 mürsku ja 2 šarpnelli. Väga pikalt selle asjaga lahingut ei pea. Ja takkatipuks tegelikult nad jätsid vastu pealetungiga esimese diviisi tagala suhteliselt kaitsetud. Ja tegelikult see väeosa, kui soomusrongide diviis kujuneb lõplikult välja alles päris sõja lõpuks. Isegi osad allüksused tegelikult siis, kui selleks hetkeks, kui rahu on majas. Ja kõigepealt siis tee siis diviisini. Parts ja Irv hakkavad tegelikult juba jaanuarikuu alguses saati siis ülemjuhatus saatma kirju ja palveid, et kõik soomusrongid koondatakse ühte väeossa. Miskipärast võtab see päris kaua aega
ja tegelikult sinna nagu päris protsessini jõutakse alles veebruarikuu alguseks. Põhjused on väga erinevaid. Põhjused on näiteks ka see, et ühe uue diviisi või divisioni loomiseks puudus ka Eesti Kaitseväel tol hetkel ka vajalik kaader. Kui me võtame ainukese seda, et kui vähem meil kindralstaabi haridusega ohvitsere, siis me räägime ainult 13 mehest ja kellest 7 osaleb ka vabadussõjas. Ja ühe lisastaabi juurde moodustamine tol hetkel, eriti kui me räägime jaanuari sündmustest 1919, on suhteliselt keeruline tegevus. Ja see, et soomusrongide alluvuses tegutsevad üksused, nende administratiivne ja operatiivne alluvus muutub pidevalt, jääb kuni sõja lõpuni välja. Ja sellepärast peetakse ka pikki lahinguid kuni lõpuni välja, et kus soomusrongide diviisi juhtkond nõuab, et kõik käsud saadetakse kõigepealt Valka, mis sest, et väeosa tegutseb Viru rindel. Jällegi pikendades nii-öelda seda käsuahelat. Aga tegemist on niisuguste vägagi iseseisvate ja vägagi huvitavate natuuridega. Lõpuks siis 10. veebruaril moodustati soomusrongide division. Sõna division, mis võib-olla tekitab natukene segadust. Sõna division näiteks inglise keeles tänapäeval tõlgitakse pataljoniks. Divisioni tähendus Vene tsaari armees oli tehnilised väeosad. Ja tänu sellele siis nimetati ka seda siis divisioniks, mitte diviisiks. Hiljem, kui soomusrongides saab diviis, siis tegelikult on sisuliselt ainult vormiline nime muutus. Sisu ei muutu kunagi. Ja tegelikult kõige esimene organiseeritud väeüksus soomusrongide divisioni alluvuses on tegelikult hoopis kitsarööplised soomusrongid, mis tänu oma eripärale ja tänu sellele, et ka Mõisaküla saab nende omaks tegutseb tegelikult peaüksudes natukene eraldi. Ja Albert Peterson siis esimene, kes siis juba tegelikult 15. jaanuaril saab siis ühe tulevase diviisi allüksuse ülemaks. Mis üldse puudutab soomusrongide diviisi juhtkonda või divisioni juhtkonda, siis kõikidest võrreldes teiste väeosadega on ülemate kaotused kõige suuremad. Et Albert Peters, kes on diviisioni ülema abi, saab surma 20. märtsil, olles tegelikult alluvuses suhtes number 2 väeosa divisionis. Sinna otsa veel Anton Irv, kes langeb diviisioni ülema kohuse täitjana ja takka otsa siis Reinhold Sabolotne 1. juulil 1919, kes on siis diviisioni suurtükiväe ülem, alluvus suhtejärgil number 3. Nii et võrreldes näiteks teiste diviisidega 1., 2. ja 3, siis tegelikult see kõrgema juhtkonna kaotused on päris suured ja see tegelikult läheb alla kuni pataljoni ja kohati ka kompanii tasemeteni. 20. veebruaril loodi siis Valgas lõpuks diviis või siis diviisi staap. Adjutandik ülemaks määrati Johannes Poopu, kes oli haige tol hetkel, kui ta ülemaks määrati. Poopu haigestus jaanuarikuuses ja tänu sellele ei suutnud ta Poopuga nii hästi tegutseda ka, olles Saaremaa Kaitseliidu ülem, ei suutnud ka nii hästi tegutseda Saaremaa mässu maha surumisel. Tegelik selleks arhitektiks saab Arnold Hinnom, kes põhimõtteliselt ainuisikuliselt loob funktsioneeriva tagala. Hinnom jääb hiljem oma mälestustes suhteliselt vaiki sellest. Ei tahtnud ka kõike au ja kuulsust enda peale võtta. Ja üheks kõige olulisemaks määramiseks on muidugi tehnika sidekomando ülemaks määratud Eduard Jürgens. Ilma temata ei oleks meil olnud soomusronge vabadussõjas. Sest see mees on see, kes tegelikult need hakkab asju ehitama alles. Siin on siis soomusrongide diviisi juhtkond 3. jaanuari seisuga 1920 ehk siis kohe peale sõja lõppu. Ja selliseks kujuneb see diviis välja siis sõja lõpuks. See on laias laastus 3. jaanuari seisuga 1920. Ta on oma allüksuste poolest kõige suurem väeüksus terves Eesti sõjaväest tol hetkel. Ja peamiseks siis paiknemisalaks jääb neile Valga ja Mõisaküla. Ja mis on veel soomusrongide diviisi puhul ka natuke teistmoodi on see, et ka diviisi juhtkonna alluvus jäävad ka 2 raudteetehast. Üks siis Mõisakülas ja teine Valgas. Muideks tänu Valga raudteetehasele saab Valgast Eesti linn.
Nii et suhteliselt vähetuntud fakt. Ja siin ka lahti seletatud, kui palju siis, mis väeüksused seal all kõik tegutsesid. Siin on ka siis kaart vabadussõjaksatest piirkondadest, ehk siis kus paiknesid siis diviiside vastutusalad. Nagu näha, Valga siis kõige all, olles ka raudtee nende sihtpunktiks. Ja Säde kultuurimaja, täna Valga muuseum, oli siis soomusrongide diviisi ja hiljem ka brigaadi staabiks kuni 1921. aasta alguseni välja. Tegelikult lõplikult liigutatakse sealt ära alles 22. aastaks. Meeleolukas pilt Johannes Poopust, kes kiikab rongi aknast välja. Ehk siis rindel tegutses, nagu kõik Eesti väeosad diviiside puhul, siis rindel staabid tavaliselt asusid rongide peal. Ja nüüd natukene sellest omavahelistest suhetest. Ehk siis, mida ma soovitan, minge saagasse, lugege Hinnumi mälestusi. Nad on selles mõttes natukene teistsuguse tooniga, kui ta hilisem raamat, mida ta kirjutab Paguluses. Ja ma olen siin välja võtnud ka ilusti lehekülgede järgi, et kus ta ütlebki täpselt nii palju, et enne tema tulekut korralikku staapi eksisteerinud, kuna Poop oli haige ja staabis polnud piisavalt inimesi. Ja Hinnom pidas ka Irve suurepäraseks sõjaväelaseks, kelle võimed olid Partsi omast kordadest või tublisti suuremad, nagu tema ise ütleb. Irvel ise ei pidanud Poopust üldse lugu, kuna Irv arvas, et Poopu oleks pidanud ära hoidma Saaremaa mässu. Aga kuna Poopu jäi haigeks, siis ei saanud ta tegelikult Saaremaal korralikult efektiivselt tegutseda. Voldemar Songi, kes on vabadussõja ajal on soomusrongide kuulipildide kursuse ülemaks ja üheks instruktoriks, siis ta otseselt ei viita mitte kellegile. Aga tema mälestustest on ikkagi näha on see, et nii Partsi kui ka teiste kõrgemate ohvitseride vahelised suhted on kaunikesti teravad alati. Ja see puudutas ka tegelikult ka soomusrongide enda ülemaid. Näiteks Oskar Luiga üritas Partsi oma rongist eemal hoida. Lihtsalt Partsil olla selline probleem, et nagu Luiga ise ütleb, et kapten Parts vabadusest tihti sõimas oma abilisi alluvaid roppul kombel. See juhtus harilikult siis, kui seisukord oli raske ja minul jäi mulje, et kapten Parts tahtis kisamisega ja sõimamisega peletada eemale hirmu. Poopu tihti peale on selliseks vahemeheks näiteks nii Partsi kui Puskari ja Sigrid Pindingu vahel. Sigrid Pinding juhtis pikka aega Irboska kindlustatud liini. Ja Pinding ja Parts ei saanud omavahel üldsegi läbi. Ja kapten Edura Tets, ehk siis Neps, siin tuleb tänada soomusrong number 1, ehk siis hilisem kapten Irve dessantmeeskonna ülemat Paul Villemit, kes 1930-32 tegeles väga palju just soomusronglaste mälestuste kogumisega. Kui oleks natuke asi teistmoodi läinud, siis ma usun, et Paul Villemist oleks tulnud väga tunnustatud sõjaajaloolane, sest ta tegelikult oskas hästi kirjutada. Ja Etsi puhul siis nagu tema alluvad, kui ka Irvgi teda kutsus, Eduard Neps ja Anton Irv on parimad sõbrad. Nad tunnevad üksteist juba esimese maailmasõja aegadest, nad on ühes samas väeosas olnud teenistuses pidevalt. Ja toon siin välja just sellise koha, kus Neps räägib siis alamkapten Jüri Ratassepast, kes hukkub 23. jaanuaril Kirepi lahingus, et enda sõnutsi oli ta julge ja hea sõdur, kuid mehi lahingus juhtida ei armastanud. Püssilastes ja edasi tormates unustas tema juhatamise tihti hoopiski. Ka ei tahtnud ta seepärast minna lairööpse soomusrong number 3 ülemaks. Seda kohta pakkus Irv ka minule, kuid ise vastates minu eest. Ega sa ikka sinna taha minna, oleme koos ja kombineerime nii mõnegi ilus asja. Ma ütlen, sulgudes Partsile, et sina seda kohta ei soovi. Ja Neps tegelikult rongi ülemana tihti peale ka keset lahingut võtab Ratassepalt üle juhtimise.
tuleb ka arvestada kogu vabadussõjas läbi käinud ohvitseride, allohvitseride, sõduride puhul 70% sõduritest ja 99% ohvitseridest ja allohvitseridest on kõik esimese maailmasõja kogemusega. Ja kui me tänapäeval räägime posttraumaatilisest stressist, sest enamik neist ohvitseridest tegelikult on sellega selle sündroomiga. Ja muidugi siis sangaste vallutamine, sest et sangaste vallutamine on otseselt seotud kõige suurema fiaskoga, mida võiks nimetada pajulahingut. Üks lahingus kõik asjad võib valesti minna ja kõik asjad lähevad valesti. Sangaste vallutamise järgi oli meil palju tegemisi enamlaste poolt purustatud sildade parandamisega, rongid ei saanud edasi, jalutasime kapten Irvega ja vist telefonist Teliskiviga kolmekesi raudteed mööda ette ja nägime pajulahingut. Sildade parandamisega ei olnud veel lõppul, nii et rongid ei saanud sõita ette ja külje pealt ja selja tagant Pajumõisas asuvate enamlastele säru teha. Pajumõisa taoliste enamlaste asukohtade vallutamine sündis soomusrongide poolt alati kerge vaevaga, sest dessant võis siin vaenlast selja tagant ähvardada ja rongi patareid võisid seda toetada. Kogu pajulahing oleks olemata jäänud, kui oleks olnud 8 kilomeetrit sidetraati. Ehk siis soomusrongide poolt oleks tõmmatud sidetraat kõige lähemasse kohta, kus oleks Pajumõis visuaalselt nähanud. Kogu lahing oleks olemata jäänud. See mu enda olles ise tulejuht, ehk siis kaugtule tulejuht, siis enda seisukohad. Hugo Hakk, järjekordne selles mõttes ka huvitav allohvitser, et kui ta poleks olnud sõjaväelane, siis me võib-olla teaksime kirjaniku Hugo Hakki. Väga hea ja ladusa kirjaoskusega ja ladusa kirjutamisstiiliga allohvitser. Nii et Hugo Haki mälestusi saagas ma soovitan läbi lugeda. Need on väga lõbusad lugemised ja nii mõndagi saab selgemaks. Et mis ma olen siin toonud ka 3 sellist asja välja, et ja mis on siis nagu see kõige tähtsam, et lahingutes käidi peaaegu iga päev suure innuga, sundimatult, kui juhtus päevakorda mõne suurim ja nooblim mulin, ehk siis soomusrongide žargoonis lahing, oli päris häda meestega, keegi tahtnud rongile toimkonda jääda, niisugustele juhustele heideti isegi liisku, kes läheb nulinasse kaasa ja kes jääb rongivahiks. Kirjutamata reegel on see, et need, kes said rongivahiks, said pärast head tubakat. Ja head sõjasaaki ka. Et see oli siuke kirjutamata reegel. Ja vägagi aus ülestunnistus allohvitseri poolt on see, mis puudutab just detsembrikuu lõppu, jaanuarikuu algust, et kui oleks veel taganetud veel üks jaamavahe, oleks pool rongimeeskond on Tallinna poole jooksnud, pidev taganemine detsembri lõpus ja jaanuari argus mõjus muidugi meestele moraalile väga halvasti. Aga ta toob välja, et alemkapten Luiga määramine rongiülemaks tõi kaasa pöörde meeskonna moraalis. Jällegi, leidnant Haalheim, kes oli superhea organiseerija, ei olnud väga hea rinde üle. Et üldse vabadussõja puhul on ka näha mitte ainult soomusrongide puhul ja soomusrongide diviisi allüksuste puhul, kui ikkagi ohvitserid ebaõnnestusid juhtivatel positsioonidel, nad vahetati suhteliselt kiiresti välja. Ja vahetavahel peeti ka heade ohvitseride puhul ka lahingud ja üksused läksid mässama. Hea näite on Sakala partisanid, kui Oidermann määrati teise diviisi staapi, siis Sakala partisanid keeldusid rindele minemast. Et tooge meie ülem tagasi, siis me läheme uuesti rindele tagasi. Nii, laialööpselt soomusrongid, eks siis läheme siis nende kõige suuremate asjade juurde. Et siin ma olen välja toonud ka need täpsemad kuupäevad, kui nad formeeritakse, kes on ka ülemateks. Üldiselt soomusrongide ülemaid vahetati harva. Ainukene on siis number 4, kus siis vahetati ülemad 2 korral ja number 5 puhul, kus siis vahetati ka 2 korral. Üks huvitav oluline asi ka, mis puudub soomusrongide üksuseid, siis vähemalt 1., 2., 3. soomusrong oli moodustatud peaasjalikult just vabatahtlikest, hiljem mobiliseeritutest ja näiteks soomusrong number 2 oli praktiliselt moodustatud ainult Tallinna meestest ja rohkem just sinna võeti ka just Tallinna inimesi. Et 4, 5 ja 6, mis on hiljem moodustatud, siis nende puhul on näiteks mobiliseeritud osakaal on tunduvalt suurem. Lisaks siis kõige olulisem asi, tagala, sest tagala peab töötama. Formeeriti ka siis 2 laiarööpest ja
kolm laiarööpist ja 2 siis kitsarööpist remontrongi, mis tegutsesid siis soomusrongidega koos, mille ülesanne oligi sildade, raudteede parandamine, hooldamine ja tihtipeale ka lisaraudteede ehitamine. Kas või näiteks Landesveri sõjas tehti seda päris usinasti, kus ehitati, et saada paremat laskesektorit 120-30 millimeetrisele merekahurile ehitati kõrvale uus harutee. Ja seda lahingute ajal. Nii et selles mõttes müts maha nende mees. Ja muidugi veebruari lõpuks saadi Valga raudteetehas töökorda ja esmajärjekorras võeti ette vedurid ja hiljem siis vagunid. Aga samas võtame arvesse selleks, et ütleme, 1. veebruar 1919 Valga on vabastatud, Valga on puhastatud, 13. märtsil tuleb välja esimene soomustatud vagun. Ehk siis 5 nädalaga tehakse tegelikult imet. See on üks huvitav vahepeal ka, mis puudutab Valga raudteetöölisi, siis Valga raudteetöölised, kuna punased neid väga ei torkinud, siis Valga raudteetöölised peitsid, tööriistasi, kuullaagreid, kõike, mida oli võimalik kiiremas korras masinate pealt maha kirjutada, õhtul hakkasid koju minema, võtsid jälle paar asja kaasa, peitsid lume all ära. Ja seda tehti päris massiliselt, nii et see on ka üks põhjus, et miks tegelikult Punaarmeel Valgast lahkudes ebaõnnestus Valga täielik evakueerimine. Kõige naljakam asi üldse Vabadussõja episoodis, kuidas on võimalik punaste silmade all manöövervedur ära peita sõnniku-hunnikusse. Juhtus see 13. jaanuari öösel vastu 14. jaanuarit Tartu raudteejaamas. Et olles küll viljakates Nõukogude juba Vene okupatsiooni tingimustes, siis tegelikult oli ikkagi seda Isamaa meelt päris palju. Ja Eduard Jürgens, kes siis on lõpetamata haridusega, sest et mina ei ole siiamaani suutnud kindlaks teha, kas ta üldse lõpetas Riia polütehnikumi või kui palju ta käis seal. Sest et ta mobiliseeritakse juba insenerina 1915. aastal. Aga nagu ikka, selles mõttes haridus ei ole alati kõige määravam. See, mida insener Jürgens teeb sõja jooksul, on hämmastav. Sest praktiliselt kõik raudteesillad, mis on vabadussõjal purustatud, on kas insener Jürgensi või tema abi insener Mäe poolt taastatud või tema juhtimisel taastatud. Ja muidugi soomusrongide ehitamine. Ja tunnustamata kangelased, remontrong number 3 mehed, kes siis tegelikult hoidsid kogu seda kaadervärki töökorras. Üldse, mis puudutab raudteede kasutamist vabadussõjas, siis raudtee on kõige põhilisem tee. Ilma selleta unustage ära vabadussõda. Et kogu Eesti sõjaväelogistika istub vabadussõja raudtee otsas. Meil pole autosigi, rääkimata normaalsetest teedest tol ajal. Ja siin on üks hea näide siis soomusrongi remontrongide poolt parandatud sildadest. Vasemal pool siis Piusasild enne selle katki minekut ja paremal pool juba korda tehtuna. Ja muidugi katsetuseks saadeti terve soomusrong peale, mitte üks vagun. Et vaadata, kas sild toimub. Ja kuidas siis soomusrongid hakkasid tegelikult välja nägema? Kogu tegelikult see veermiku selline kujuneb välja sõja jooksul. Kõik on põhimõtteliselt katse-eksitusmeetodil, mis töötab, mis ei tööta. Samamoodi, mis puudutab ka hilisemat üle soomustamist. Aga alates märtsist 1919 siis soomusrongid jagati 2 ossa, on see A-osa ja B-osa, mis sõdurite žargoonis oli ta supirongiks. A-osas olid siis löögiüksused või löögivagunid, ehk siis suurtükiplatvormid, kuulipildujaplatvormid, dessantvagunid, soomustatud vedur või siis osaliselt soomustatud vedur. Ja B-osa ehk siis supirongis siis omaette vedur muidugi staabivagunid, meeskonnavagunid, köök, kõige tähtsam vagun üldse terves soomusrongi peal. Varustuse vagunid, remontvagunid, nii et ja tavaliselt ka siis kõik, mis puudutas kogu seda tagalete logistikat. Tavaolukorras A ja B osa liiguvad koos, lahingutingimustes siis B osa haagiti lahti. Rusikareegel oli see, et B osa jäeti esimese veevõtu kohani.
sest et Vabadussõja kõige levinumate soomusrongide vedurite üks käiguvaru ühe paagiga on 80 kilomeetrit. Ja nagu sõjas ikka, 10 edasi, 5 tagasi, 10 edasi, 5 tagasi, see 80 kilti tegelikult käiguvaru saab väga kiiresti otsa. Teine asi oli see, et soomusrongide puhul siis, kui maastik ei võimaldanud läks baasiosa vähemalt 8 kilomeetri kaugusele. Sest et 8 kilomeetrit on kõige levinuma 76 mm suurtüki M1902 efektiivne laskekaugus. Nii et liigu oma vastase efektiivset laskekaugusest kaugemale. Nii et ja täis nagu sellist koosseisu ei ole, siin on nüüd Ilmar Pauli järgi siis võetud üks plaan, kuidas nad välja hakkasid nägema. Umbes selline, nagu siin juunikuus on, siis hiljem kõik siis soomusrongid umbes näevad ka sellised välja. Siin on nüüd baasiosa on välja jäetud. Ja siin on nüüd, selle pildi pealt on natukene võib-olla halvasti näha, aga baasiosa hakkab laias laastus sellest kohast siit. Et see on tehtud enne Pihkva operatsiooni algust ja soomusrong number 2 siis täiskoosseis on 26 vagunit ja platvormi. Ja nüüd mõelge nüüd selle peale, neid seal tegutses 4 tükki. Nii et selles mõttes logistiline nõudlus nagu igat moodi. Ja mis puudutab just Valgat, siis mul on kahjuks kitsarööplaste puhul ei ole nii head andmestikku olemas, sest et miskipärast ei viitsita kõik asju üles kirjutada või ma pole leidnud. Ehk siis Valgas siis ehitati valmis 9 suurtükiplatvorm, 14 kuulipildavagunit ja nii edasi. Ja lisaks muidugi siis Tallinna Sadama tehased, kes terve sõja ajal pakuvad siis logistilist tuge. Ja ära kasutati muidugi ka sõjasaaki, eriti näiteks Kulbene äravõtmisel 30. mail 1919, siis Kulbenes saadakse sõjasaagis 2 kitsarööplist soomusrongi, lisaks osaliselt ka laiarööplised platvorme. Ja muidugi ka loodearmee likvideerimine, et ma olen küll selle välja toonud, loodearmee soomusrongid olid võrreldes Eesti soomusrongidega tehniliselt väga halvas seisus, kuigi üpriski tugevalt relvastatud. Nii et loodearmee soomusrongide ülevõitmisega ainuüksi suurtüki park suurenes 20 kahuri võrra. Aga enamik neist läksid varuosadeks ja maha kandmisele. Lihtsalt loodearmee oma suures õnnetus ei suutnud tegelikult tagada oma logistilist võimekust, ütleme niimoodi. Ja nüüd räägime siis Eesti soomusest. Põhimõtteliselt me tegime komposiit soomust või ka blindeeritud rong on selle nimetus. Ja kahjuks nii palju kui Eduard Jürgens suutis ära kirjutada, tema mälestuste katked on meil Sõjamuuseumi arhiivis olemas, siis Eduard Jürgens kahjuks ei maini seda, et kuidas ta jõudis sinnamaani. Ta mainib poole sõnaga, et üritati kasutada betooni, üritati kasutada raskemat laevaterast, mis ei väga hästi pädenud, sest et lõppkokkuvõttes sa pead ehitama selle soomuskorpuse ümber ühe raudteeveermiku peale, millel on ka oma ette kaalunorm ja ka gabariidinorm, millest väga üle minna ei saa. Ja täiesti sükke oma ette soomuse tüüp, mitmekihiline taku soomus. Ehk siis väljast sissepoole, et 6,5 kuni 10 mm soomusplekk või katlaraud, mida kasutati laevaehituses, tolline laud, 100 mm linatakku, õnneks lina kui sükest materjali meil küll ja küll. Jällegi soomusplekk oleneb siis olukorrast, mis oli võtta, kas siis 3,2 mm või 10 mm ja uuesti tolline laud. Selle eesmärk oli tegelikult kinni pidada killhud ja püssikuulid. Sest et kui mõni platvorm oleks saanud paugu kirja nii või teisiti, aida, ilus, elu on tehtud, lähme edasi. Et, ja soomusrongid saavad sõja jooksul pihta korduvalt. Mida, kui pildi juurde veel tulen, mis nüüd on tõenäoliselt, mida soomusrongide ehitamisel kasutati, oli see, et vagunid olid ehitatud sektsioonide põhimõttel.
Nii et kui üks sektsioon saab pihta, võetakse pihta saanud sektsioon välja, asendatakse uuega. Et see on, kes on näinud taanlaste poolt filmitud filmilõiku Vabadussõjast, siis see on paar episoodi, kus onu Tom, eks suurtükiplatvorm onu Tom laseb ja sealt on ilusti näha need nii-öelda sektsioonide kinnituse kohad. Et siin need sektsioonide kinnituskohad jooksevad mööda seda, poldid on kõik väljapool. Nii et selles mõttes suhteliselt hea ja innovaatiline lähenemine. Ja muidugi osaliselt ka siis soomustati vedurit, kuigi see on siis Punaarmeelt sõjasaagiks võetud Võru vallutamisel. Nii et kui tuleme nüüd platvormide juurde tagasi, siis igal platvormil olid oma meeskonna ruumid, nii et platvormi keskel oleneb siis tema tüübist. Nii et ole sa siis suurtükiväelane või kuulipildur, sa ikka elad oma selle platvormi peal. Need mehed, kes sinna ei mahtunud, siis nende magamise asemed olid tavaliselt siis supirongis nii-öelda teise ja kolmanda klassi vagunites. Nii et ja mis puudutab siis raskerelvastust, siis suurtükkide poole eelistati 76 mm kahurid. Puhtalt sellepärast, et on laskemoona palju ja varuosasi. Sest et kui rongide peal läks midagi katki, siis kui seda ei olnud võimalik ära parandada, siis võis tegelikult kaotada soomusronga oma nendega lahingujõudu. Nii et eelistati ühte tüüpi asju, aga nagu vabadus seal kombeks, see alati ei töötanud. Arvestades seda, kui kirju on kuulipildujate park rongide peal, siis jah, läks raskesti. Kalev, tema siis ka üks esimestest, kes välja tuleb. Ja siin on hea näide ka siis, kuidas siis ohutustehnikale vaadati asja peale. Kui te näete nüüd seda asja siin, kus mu ka hiir on, siis see on suurtüki laskemoon. Kalev oli varustatud 2,76 mm kahuriga. Siin peal on lavatsid. Ma ei ole kuskilt ka ametlikest dokumentidest leidnud ühtegi kirjet, kui palju peaks seal laskemoona sees olema. Aga olles ise sõjaväelise haridusega ja sõjaväelise taustaga, siis laskemoona võetakse kaasa nii palju, kui et on. Nii et võib arvestada, et seal on vähemalt 200 mürsku mõlema toru jaoks. Ja keskel on bursuika, mis muidugi või siis, mis annab sooja. Ja siin taga, kus mu hiir praegu seisab, on Jaan Lepp, soomusrong number 2 ülemaks. Muideks Jaan Lepp on hästi laheda natuuriga ohvitser, et ükstapuha, kus see pilt tehtud on, olgu see pilt tehtud 500 meetri pealt, sa ikka näed ära Jaan Lepa. Jaan Lepal on hästi huvitav, veits nagu selline briti tändilik kehahoiak. Väga super hea ohvitser. Tõenäolega minu silmis üks paremaid, kes soomusrongide peal teenistus oli. Hiljem muides 20. 30. aastatel hinnatud tantsupartner Tallinna ohvitseride garnisonis. Väga hinnatud tantsupartner. Aga nad on noored mehed ka muideks. Nii et päris siis sõja lõpu poole hakkavad tulema ka korralikud soomustatud vagunid, nagu siis see siin Tasuja, soomusrong number 5 oma. Ja laiarööpline soomusrong number 2 Riias oktoobris 1919. Riia operatsioon on ka hea näide sellest, et vajadusel soomusrongid vahetasid oma vahel platvorme. Soomusrong number 5 platvormid olid just Valgas valmis saanud selleks hetkeks, kui anti käsk minna Riia alla tagasi, siis kiiremas korras ühendati siis soomusrong number 5 suurtüki platvormid soomusrong number 1 ja ehk siis kapten Irve ja ka number 2-ga, andes tegelikult nii-anda lisalaske võimsust juurde neile. Laiarööpline soomusrong number 4 pärast sõja lõppu ja siin juba siis Riias tehtud võitleja pilt.
muideks tänu sellele, et soomusrong number 5 vagunid on Riias, on juhtunud ka meil ajalookirjandusse väiksed vead sisse. Nii et on vaadatud peale, et näe, pildi peal on kirjutatud soomusrong number 5 ja siis loed, et näed, Riias küll osales meil seal 3 soomusrongi ja küll osales seal 2 soomusrongi, aga tegelikult 2. Kapten Irv ja soomusrong number 2. Et lihtsalt selle peale on pisikesed vead on nagu sisse tulnud, mida ma olen märganud ka täiesti normaalsetes teadusajakirjades. Mis puudutab siis kuulipildavaguneid, mis olid kõik osa, siis jällegi meestel oli keskel oma magamisruum, elati seal koos. Hugo Hakk oma mälestustest toob välja ka selle, et kui kõigile asemed ei tekkinud, siis kasutati nii-öelda meremehe voodeid, ehk siis voodid või siis riie kinnitati vaguni lae külge, magati seal, tihtipeale korda mööda. Jällegi, mis puudutab relvastust, eelistati siin Vene Maxim tüüpi kuulipildu, et puhtalt sellepärast laskemoon on palju ja varuosas on palju. Aga soomusrongidel on see pilt üsna kirju, et praktiliselt kõik kuulipildujad, mida vabadussõjas on ka kasutuses ka soomusrongide peal. Nii et vaene veltvee peal, kui mingi asi katki läks. Sest need jupid ei ole oma vahel ühilduvad. Ja takatipuks ka laskemoona probleem, sest et Saksa kuulipildud kasutavad Saksa moona, Vene kuulipildud Vene moona, Inglise kuulipildud Inglise moona. Nii et selles mõttes on ta suhteliselt keeruline tegelikult ka soomusrongide varustamise küsimus. See on siis juba selline ilus nii-öelda soomustatud platvorm. Kuulus ta siis soomusrong number 2 juurde. Ja sees, kusjuures peab kahjuks tunnistama, et meil on üldse säilinud, meil on soomusrongidest väga palju pilte. See on konkurentsitumalt kõikidest väeosadest vabaduses, kõige rohkem pilte, kõige vähem Balti pataljonist. Aga mida meil on vähe, on sisevaate pilte. Ja see tuleneb puhtalt sellepärast, et suurt fotoaparaati sinna sisse viia oli keeruline ja kõigil ei olnud väikest kaamerat kaasas. Anton Irvel oli, muideks. Sai ta kingituseks selle. Nii et osad soomusrongide pildid, eriti mis puudutab jaanuarit kuni tema surma saamiseni, on tegelikult tehtud Irve poolt. Nii et suke pisikene huvitav faktikne. Lisaks ka siis dessantmeeskonnad, siin on ka näha sukest korralikku 3-kordset nari. Kusjuures siin on ka väike selline nuanss, mida soomusrongide puhul tihtipeal kasutati. Dessantmeeskondadeks saadeti nooremaid. Kes olid ealised vanemad, kuigi räägime meestest, kes enam kõik on 18–35, vanemaid pigem olid siis õpetatud välja kuulipilduriteks, suurtükiväelasteks, tagala töötamise, ehk siis nooremad rohkem dessantidesse, sest et noorem keha jõuab rohkem joosta. Ja igal soomusrongil oma dessantmeeskonnad suurused varieerusid siin 125–150 vahel. Ja suuremate operatsioonide puhul siis kõikide rongide dessantmeeskonnad formeeriti või loodi ühte pataljoni ühtse juhtimise alla ja tavaliselt siis kusjuures ka liisuheitmisteel soomusrongide juhid otsustasid, kes võtab seekord pataljoni juhtimise üle. Nii et vägagi demokraatlik. Üldiselt tegelikult soomusrongiste omavahelised suhted on kordades vabamad ja kordades lihtsamad kui näiteks esimese diviisi all, kus põhimõtteliselt ära satu kindral Tõnissonile silma alla. Elu on lihtsam. Ja mis on siis dessandil on tegelikult vabadussõjas oli 2 ülesand. Esimene ülesanne kõige tähtsam oli rongi enda julgeoleku kindlustamine. Kõik muu on ekstra. Ehk siis, kui rongid jäid kuskile lahingus episoodides kuskil seisma, siis tavapärane praktika oli see, et saadeti ette taha kõrvale välja vahipostid koos telefonidega, et nende ülesanne oli kaitsta rongi. Teine ülesanne oli siis käia mulinas, ehk siis käia lahingus, toetada siis soomusrongidega ja teiste üksustega mingit lahinguoperatsiooni. Olgu selleks Tartu linna vabastamine, olgu selleks Landesveri vastu sõdimine, olgu selleks ka Pihkva raudtee kindlustamine, mis iganes. Vastavalt sellega siis neid ka kasutati. Ja muidugi, kuidas siis saavad soomusrongilased olla ilma hobusteta? Kaugluureks kasutati ratsamaal uuraid. Ehk siis kelle ülesanne oli
ratsutada või liikuda tegelikult rongide ees ja kõrval, kontrollida, kas raudtee on korras, kas vastane on raudteega midagi teinud. Hobuste, näiteks soomusrong number 2 oli 2 vagunit puhtalt selle jaoks, et seal saaks hobused transportida koos nende kogu toidu ja tagavaraga. Nii et sõna otsa mõttes raudruunad. Ja siin siis kasutades ingliskeelset žargooni Mötley Crüe. Ehk siis soomusronglaste löömamehed, ehk siis dessantmeeskonnad, kes tegelikult kõige suurema need au ja kiituse neile ka kokku koguvad. Ja vaadates pilti, siis 2 ohvitseri siin ees näevad kõige rohkem ka sõdurid, nii-öelda sõjameestena välja. See mees, kelle peal mul siin hiir praegu on siis leitnant Paul Villemi, hilisem kolonel, keda peeti üheks vapramaks dessantmeeskonna ülemaks ja suuresti võib päris mitu lahingut just tema juhtimise peale nii-öelda panna. Mis puudutab kitsarööplase soomusronge, siis nende kõige nii-öelda suurem lahinguperiood ongi sõja algusest kuni laias lastus Kulbene vallutamiseks, siis kuni 30. maini 1919. Sealt edasi, kuna rindetegevus läheb kitsarööplast raudteest nii palju kaugema, siis kitsarööplast raudteid kasutatakse peaasjalikult patrullteenistuseks ja raudteede valvamiseks, sest ka miskipärast lätlastele meeldis raudteed lõhkuda mõnuga. Sellega oli oma jagu probleeme. Ja soomusrong number 4, mis formeeriti siis algselt siis veebruarist 1919, suundus ka kohe ka rindele, oli ka ainukene rong Vabadussõjas, mis hävines pea täielikult 7. aprillil Appe lahingus. Muideks soomusrong number 4, kui lugeda selle rongi peal teeninud meeste mälestusi, siis kõik viitavad ja näitavad näpuga rongi ülema Heinrich Metsa suunas. Okei, ma saan aru, olles ajalooline, 1 inimene ütleb sulle, 2 teine inimene ütleb sulle. Aga kui me räägime juba siin mälestustest, juba 3., 4., 5. inimene hakkab rääkima, et Heinrich Mets oma juhtimisvea tõttu andis rongi ära. Ja takkatipuks haavas iseennast. Et sellele ei saa kuidagi moodi öelda, et see nagu raudkindlalt juhtus, aga lugedes mälestusi, siis lihtsalt süke asi kumab seal läbi. Tuntumates kitsarööplast juhtides kindlasti Paul Laaman. Maximilian Beckmann, muideks baltisakslane. Beckmann. Soome kitsarööplased olid pisemad natukene ja kitsarööplaste puhul ka nende algused on natuke teine, nagu näiteks soomusrong number 1, mida ka kirjanduses vahetevahel on nimetatud ka Pärnu soomusrongiks ja ka 6. jalaväepolgu soomusrongiks, sest kui see soomusrong Pärnu raudteetehases valmis ehitati, siis meeskond komplekteeriti 6. jalaväepolgu baasil. Hiljem siis terve rongi meeskond läheb kogu see kompanii, kes sinna peale pandi, läheb soomusrongi diviisi alluvusse. Ja vabadussõjaagne kõige tähtsam soomus, ehk siis kuulipildaja kilbid, mida siis kitsarööpmeliste läheb kõige rohkem, kuna on lihtsalt vähem pinda, mida katta. Ja muideks kitsarööplaste soomusrongid ka kõikide piltide pealt on kõige värvilisemad, sest et neid kõige rohkem, kõige tihedamini värviti üle. Tõenäosusega sellepärast, et rongid paiknesid pikka aega tagalas ja anna sõduritel tegevust. Muidu nad hakkavad lolluse tegema. Nii et ja esimese ratsapolgu soomusrong. Ühesõnaga, mõeldud tehtud hea plaan. 30. mail 1919 esimese ratsapolgu üksused valutavad ära Kulbene linna. Ja Kulbenesse oli tassitud ka osaliselt ka siis puruks lastud soomusrong number 4 vagunid. Kuna sealt edasi Kulbenest Ekapilsi suunas läks laiarööpene raudtee, siis mõeldud tehtud tõstame kõik kitsarööpeliselt soomustatud vagunid laiarööpeliste platvormide peale ja hakkame sõitma. Nii et sellega siis kurseeriti peaasjalikult siis Kulbene ja Ekapilsi vahelisel raudteel ja sealt edasi ka siis Võnnu suunas, ehk siis Jerki suunas.
Aga hiljem siis moodustati siis sama rongi meeskonna baasil ja tehnilisel baasil siis 6. soomusrong. Soomusauto Estonia, mis tänase seisuga on ka veel nii-öelda replika ehitatud. Soomusauto Estonia on ka selles mõttes ainukene soomusauto vabaduses, kes hävitab 2 vastase soomusautot. Ja võtab ka 2 ka vangi, mis hiljem tulevad siis soomusrongide diviisi käsutusse, kuigi mõnda aega nad Loodarme käsutuses. Kalevipoeg, kõige tuntum neist, nägid kui väga koledad välja, aga töötasid suhteliselt efektiivselt. Ja mis puudutab ongi siis, kui rääkida just soomusautode kolonnest, siis soomusautode kolonne on kõige õnnetum väeosa terves soomusrongide diviisis. Kes on lugenud sükast raamatut nagu Alfred Niinlander, mõõga ja taktikepi all, midagi sükast. See on umbes sama kategooria nagu Villem Toominga mälestused. Kui usud kõike, saad poolega petta. Ja Niilanderi mälestused on seda paremad. Niilanderi juhtimisstiil oli, ma juhin kõike juhtides mitte midagi. Kui Albert Ojasson võtab soomusrongide kolonne tegevuse üle, siis on olukord selline, kus 6 masinast 5 on katki, puuduvad varuosad, mehed istuvad niisama valgas, sest mitte midagi teha ei ole. Puudub ka tehniline baas, kus need parandada, sest et soomusrongid on A ja O, nii kitsarööps kui ka laierööps, nemad on A ja O, neid tuleb hoida nui 4 töökäigus ja kui jääb aega üle, siis äkki parandame neid ka siis on. Mihkel Kont, kes on allohvitser, kes sisuliselt juhatab tervet soomusrongide kolonni tegevust nii hästi, soomusautode kolonni tegevust nii hästi ja nii halvasti, kui tal see võimalik on. Kont oma mälestustest toob välja seda, kus nad kirjutasid lihtsalt, läksid Niilanderi juurde, kirjuta allkirja alla, tühjale paberile läks. Nii et selles mõttes ja Ojassoni määramisega saab kolonnist tegelikult funktsioneeriv väeosa alles põhimõtteliselt alles veebruarikuu alguseks 1920. Sellest hoolimata suutsid soomusautod tegelikult vabadusse jätta väga märgiliselt suure panuse. Lihtsalt kõik asjad tuli nii-öelda katse-eksitusmeetodil ja kui ei olnud midagi, siis varastati kuskilt. Kõige paremas korras oli muideks soomusauto Estonia, kes asus pikemat aega Viru rindel ja kogu enda tagala sai Tallinnast. Ja mis puudutab siis jalaväeüksuseid, siis soomusrongide diviisi kuulipildukursus, kapten Ojasson ja hiljem see Voldemar Songi on suured, need võiks puuta nüüd vabarusesti sellest saada, et nemad õpetasid välja umbes 400 kuulipildurit sõja jooksul. Kasutama kõiki relvi, mis vähegi vabadussõjas kasutuses oli. Ja muidugi nagu soomusrongide kohane, sa võid olla tagala üksus, aga ikka lähed rindel, aga kuulipildude rood käib tihti peal rindetegevust toetamas. Ja soomusrongide kuulipildude kursus ei toetanud mitte ainult soomusronge, aga ka kõiki teisi väeosi, nii kuperjaanlasi, skaute, kalevlasi ja nii edasi. Nii et selles mõttes 2 mehe juhtimisel tehtud üks korralikult funktsioneeriv väeüksus, kus tegelikult väga hea tasemega kuulipildurid välja õpetada. Sest üks asi on üks masin selgeks õpetada, sa pead 4 oskama. Kalevaste Malev, kes on siis alates märtsist 1919 kuulib soomusrongide diviisi alluvuses, jääb sinna alluvusse kuni sõja lõpuni, osaledes ka kõikide suurematest lahingutest. Muidugi kõige tuntumad ja kõige kuulsamad kuperjanovlased. Ma võiksin Paju lahingust pikalt ja laialt rääkida. Kuperjanovlaste suhe soomusrongidega oli sükke väga hea ja sõbralik ja hea peremehelik. Kuigi Hinnom ja Poopu peale sõda räägivad ühte juttu seda, et kus tihti peale kuperjanovlaste laskemoona hulk, mida nad lahingus ära kasutasid, tihti peale oli võrdne mõne rongiga. No, hundi siis tulevase kuperjanovlaste ülema lahingutaktika nägi välja selline, et kõigepealt tulistame vastase kurdiks,
kõikidest relvadest nii palju kui on, siis kui nad on piisavalt pehmeks tallutud, siis lähme vaikselt roomame ligi neile. Näiteks Kuradi mägi või Engelhartes või Inžukanži mägi, mides muideks ei suudetud 1917. aastal ära võtta ühe diviisi poolt, kui me on täpsed, võtab ära kuperanolast luuresalk ilma lahinguta. Lihtsalt turm tuli peale ja töötab. Oleks nad pajalahingus seda kasutanud. Oleks mõni mees ellu jäänud. Iseenesest väga hea väeosa. Kuperanovaste puhul võib-olla just sõja lõpp natukene kisub kiiva, kuna nad paigutatakse sellistes sektorites, kus pole väga suurt lahingutegevust ja tihtipeale sõduritel on see, et kui oled harrinud põhimõtteliselt 11 kuud pidevalt sõdima ja siis mingist hetkest enam ei sõdi, siis on see, et aga mis me nüüd teeme? Skaudid, kes alustavad oma sõjateed tegelikult kitsarööpiste soomusrongi dessantmeeskonnana. Skautide pärast peatakse lahinguid, sest et nii Parts kui Irja nõuavad, et skaudid oleksid nende alluvuses, aga kuna skaudid olid vägagi hea ja distsiplineeritud väeosa, suured tänud nende ülematele, siis ka esimene diviis vägagi tahtis, et skaudid oleksid nende juures. Nii et lõpuks alles, kui sõda saab läbi, siis ametlikult määratakse skaudid siis uuesti soomusrongide alla. Nii. Ja nime poolest tagavarapataljon, ehk siis soomusrongide enda tagavarapataljon, mille põhiline ülesanne tegelikult kogu soomusrongide meeskondadele toota väljaõpetatud sõdurid allohvitsere, osaleb suurem osa ajast sõjas ja seda jalaväeüksusena. Emil Kursk, kes on pataljoni ülemaks kuni alates formeerimist kuni sõja lõpuni, muideks ta on 32, kui ta ülendatakse kolonelleitnandiks. Ja teda peetakse ka omaaegsete poolt ka üheks väga heaks just selliseks pataljoni ja rügemendi tasemega juhiks. Pildil on siis tagavarapataljoni esimese roodu mehed. Ja nüüd lõpetuseks räägime natuke nendest koosseisudest. Ka minu suureks üllatuseks tuli see, et kui ma avastasin dokumendid, mis puudutasid kõigi Eesti sõjaväeüksuste komplekteeritust vabadusse, see on 1920. aastal tehtud dokumendid, siis soomusrongide mehit komplekteerituse protsent oli alla 60. Ainukene väeosa, kellel oli enam-vähem 100, on Balti pataljon muideks. Nii imelik, kui see ei ole. See, et sul on väeosad alakomplekteeritud vabadussõjas, on täiesti normaalne ja tavaline. Siin on nagu mõningad sellised aspekte, ühed poolt on sul lahinguskaotused nii haavatute kui ka siis langenute näol ja vangilangenute näol, aga näiteks teine asi ka, mis vägagi mõjutab kogu üksuse lahingtegevust, on see, et on just haiguste arv. Ja arvestades kasinaid sõjatingimusi, siis tihtipeale väga lihtsamatest külmetushaigustest taastumine võttis tihtipeale aega kuid. Nii et kui vaadata lahingute ka sõja kestel näiteks ametlike koosseisutabeleid ja koosseisude arve, siis haigete arv tegelikult on märkiväärselt suur. On väeosasi, kus on 20% kogu aeg haiglas ja puhtad haiguste pärast. Alates kümmetustest kuni lõpetades kaeviku jalani välja kõik muude sugust asjad, aga lihtsalt tollaegne toit on nii halva kvaliteediga ja nii väikse toitenergiaga lihtsalt keha enda immuunsussüsteemi ei pea vastu. 100 aastat hiljem meil on umbes täpselt samad probleemid. Ja mis puudutab siis neid reakoosseisu üldse, et kui kokku pidi olema siis rongi peal, laiaröömis on peal 395 meest, kellest 33 olid ohvitserid, siis tegelikult see arv kõikus seal ohvitseride puhul umbes 20 piires, sõdurite puhul 250, 200, ajuti 300. Mis tähendas ka seda, et kui sa võisid olla küll kuulipildur, aga kui Neps tuli sinu juurde ja ütles, et poiss võtab püssi ja mine rindele, siis sa läksid. Ja sama tegelikult kehtib ka lihtsalt ka nende endi jalaväeüksuste osas. Ehk siis kõige drastilisem näide on skaudid. Kui skautpataljonist moodustatakse polk, siis 68 ohvitseri, kes peaks olema, reaalselt on 19.
ja ette nähtud 2568, mul oli lihtsam kirjutada arv, mis on puudu. On puudu isikkoosseisus 1574. Ja muidugi, kõige eredam näide on kuperaalide partisanide pataljon, kes kaotab 5 nädalaga 40% oma isikkoosseisust. Nii et selles mõttes võideldi päris korralikult, päris rasketes tingimustes. Ja et kuna mul on natuke stiilis morbiidsusega alati natuke, siis see pilt on tegelikult kõige parem pilt Vabadussõjast. Ja kui me vaatame neid sünniaastaid 1895, 1898, 1895 aasta mehed. 1. juuliks on need kõik mehed surnud siin pildi peal. Nad on noored. Selles mõttes Reinhold Zabolotnõi 23-aastane suurtükiväe ülem diviisis. Aga sõda on selline. Et kui hakata siit minema, siis kõige esmaselt, kes siit pildi pealt ära läheb, on Robert Thielmann, kes saab umbes täpselt 3 päeva peale selle pildi tegemist haavata. Sureb 2. veebruaril 1919 haavadesse. Kõige äärmine Jüri Ratassepp langeb Kirepi lahingus 23. jaanuaril ja 1. juulil siis Reinhold Zabolotnõi. Zabolotnõist on hästi hea pilt tehtud, mis on tehtud siis peale Kirepi lahingut. Sest need on muideks tema parimad sõbrad. Et kus on Zabolotnõi lihtsalt nõjatub rongi ääre peale ja siis, kes on rohkem tegelenud piltide asjadega, on see nii-öelda 1,000,000 miili vaade või 1000 kilomeetri vaade, mis tavaliselt tekib sõduritel, ohvitseridel, kes on korralikus lahingstressis, ongi see täiesti tühjus vaatab. Ja kui vaatad inimese silma, see ei ole ka mitte midagi. Et jah. Aga läks 40 minutit või. Aga sellega ma tänan teid, et jõudsite ära kuulata mind. Ja kui on küsimusi, siis andke tulla. Ma pean küsimused uuesti sisse panema, nii et... Kas kõik fotod, mis soomusrongidest on, need on digiteeritud ka? Ma loodan, et mitte. Küsimus oli see, et kas kõik pildid soomusrongidest on digiteeritud. Ma loodan tõesti, et mitte, sest et ma loodan, et meil tuleb veel fotosi välja. Aga need, mis teil muuseumis on, need on... Jah. Et mis puudutab neid praktiliselt kõiki fotosi, mis te siit esitlus nägid, need on Edward Jürgensi soomusrongide inseneri albumist. Tõenäoliselt üks parimaid ajalooallikaid soomusrongide diviisi kohta, sest et Jürgens on nagu lahe tüüp, et ta teinud pildi kõrval on ilusti tekst. Selle ma ehitasin sellel päeval, selle ma tegin sellel päeval. Kõik väga detailselt on ära pandud. Selles mõttes on väga hea seda olemas. Aga pildimaterjal kogu aeg tuleb juurde. Nii et selle võime seda öelda nii muuseumi seisukohalt ja usun ka Rahvusarhiiv võib seda öelda. Te väga muigasite, kui te rääkisite sellest Eesti komposiitsoomusest. See on võrreldes sellega, mida siis meil suurriik oleks teinud suurte võimalusega. Okei, küsimuseks oli siis Eesti soomus versus vastase soomus. Jällegi mis puudutab üldse, see on nagu kogu, nii mitte ainult soomusrongi, aga see puudutab soomustehnikat. Siis sa ei saa seda veermikut üle koormata väga nii-öelda raskelt. Kui võrrelda nüüd Eesti soomusrong Punaarmee soomusrongidega, siis Punaarmee soomusrongid olid küll paremini soomustatud, kuna nad olid spetsiaalselt ehitatud soomusrongideks. Eesti soomusrongid on kaubaalustest või kaubaveermikust ümber ehitatud. Ehk siis, miks see komposiitsoomus meil kasutuse võeti, oli puhtalt ka see, et saada kaalust maha. Et kui keskelt läbi näiteks kuulipildu vaguni kaal langeb 13 tonni, mis tähendab seda, et saad sinna neid vaguneid juurde panna lõpuks. Aga vaadates pilte, siis suhteliselt hästi peab vastu. Aga kui on ikkagi suurriigi võimalus, et siis sa hakkad ehitama soomustehnikat alates rattast, ehk siis alates veermikust, ja mida ka Vene keisrik armee ja ka hiljem ka Punaarmee tegigi. Pole ühtegi pilti näinud.
ei oska öelda, aga nii-öelda tuginedes siin lääne andmestikele, siis kasutati nii väga erinevaid asju, alates betoonist, kuni lõpetades päris nii-öelda laevatera sinna välja. Aga jah, kõige suurem küsimus on veermikus. Aga kuidas siis teed olid? Teed jah, siis küsimus oli siis raudteedest. Jah, ega sellega tuli ka muidugi arvestada. Et võib-olla ka tänu sellele näiteks Punaarmee soomusrongid Vabadussõjas ei osale nii aktiivselt. Et ei, ja taktikaliselt olid ka väga erinevad kasutusviisid, aga ka Eesti poole peal tuli tegelikult arvesse võtta ja näiteks üks hetk, kus hakati neid, Jürgens kirjutab ka seda oma mälestustes, et üheks põhjuseks ka, et hakata vaguneid kergemaks saama, oli ka just teede ja sildade olukord, sest et nüüd tuleb ka teine asi sinna mängu. Esimene maailmasõda, Vene revolutsioonid, Saksa okupatsioon. Raudteede olukord tegelikult võrreldes näiteks 1914. aastaga. Ja nüüd aasta 1919 on tegelikult drastiliselt halvemaks muutunud. Et just selle igapäevase hoolduse tõttu. Ja muidugi arvestades Punaarmeed ja Eesti sõjaväe taktikat, siis kui sul silda vaja on, see lasti õhkuna. Et sellega nähti ka päris palju vaja. Aga mis puudutab seda raudteed, siis mul on nagu hea näide on sellest, on Põhja-Lätis Saalatsi sild, mis lasti Punaarmee poolt taganedes nii pilbasteks, et kõrvale soomusrongide insenerid ehitasid uue silla. Mille peale tuli Karl Ipsberg, kes tol hetkel oli Eesti Raudteede valitsuse peajuht ja ütles, et tema ei luba mitte ühtegi rongisid üle järgmised 2 nädalat. Kõrval oli Johannes Poopu, ütles selle peale, et ma ei saa sõda 8 nädalaks seisma jätta. 2 päeva hiljem hakkab Landesveri sõda. Et selles mõttes on just nagu Saalatse silla näide on nagu päris hea, kus ühelt poolt nagu sõjaline vajadus ja teiselt poolt nii-öelda tsiviilinseneride standardid ei ühildunud. Et Saalatse sild, sõna otses mõttes ehitati nullist üles. Ainukene, mis kasutati, oli vana raudteeferma nii-öelda ühte poolt, et tugitalaks. Ja see on ka kõik. Sama kehtib ka näiteks Pihkva silla taastamisega.